No nii, olen siis siin rekka peal ja naudime talverööme, et see jaanuar on hetkel talve poolest ikka väga mõnus olnud, et selline väga stabiilne ja mõnus ja see on siis üks marsruut, mis me killu järgi sõidame, siis on ikkagi see lumi nagu siin kokku sõkutud ja peab siis, ütleme, et kus asfaldit ei paista, et see on ikka täis kiilakas jää. Et täna siin küll pandi nüüd liivasoola segu, aga see liivas pole küll siin mingit haisu. Ja et peab sellise, et nüüd juba päike on veits siin suletanud, muidu oli see tee veel rohkem jääs ja sõidad niimoodi, et peopesad on higised kurvides või mul mingi sensor hakkab tööle või ma ei tea, mul nii kui on nagu libe tee, tõmbab kohe käe peopesad higiseks, et kui ma praegu tere annaks, see oleks rõve märk tere. Et ei tea, mis sensor see on, aga ma ise ka endale korrutan, et kuule, dude, sa ju oskad sõita, et mida sa mida sa tõmbled või et ära higist, et see on ju lihtne või mul ei ole mingit probleemi sõita libeda, aga ei tea, miks peopesad higiseks lähevad. Ju siis ikkagi mingi alahoiu instinkt ikkagi töötab. Siin see soola liivaauto ongi meil. Teeb siin neid erinevad marsruute ära, aga igal juhul jah, kimame siin siis edasi ja tagasi, killuvedu käib. Kolleeg tuli vastu. Nii, näed, hakkamegi kohe kohale jõudma. Siin on selline suur laudakompleks Kalana külas, siis Kalana suurfarm ongi ja sõidame siit väiksest kohast läbi. Siin on ka kohalik kauplus, ma ühe korra käisin siin sees, aga see valik oli ainult põhimõtteliselt õlu ja mõned muud kommikesed veel, aga väga mingit valikut ei olnud, et seega rohkem ei ole seal sees käinud, et võib-olla kui oleks mingi kohvi ja kas või mingi Maxi burger, et siis võib-olla oleks tihedamini käinud, aga nii, keerame siit paremale, ka jällegi libe, aga ei ole hullu, vaikselt sõidame. Kui kellegil on lällar, siis maantee peal oleme kanal 8 peal, aga siin igaks juhuks avalikult ma ei ütle, mis kanali peal nad on. See avalikult väljas ei ole, tead, keelatud info võib-olla. Võtaks 16.32. Otserid jälle. Ja siin on siis see suur tehas. Ma väga palju rohkem igaks juhuks ei näita, aga siit tuleb siis põhimõtteliselt kogu Lõuna-Eesti kild siis põhimõtteliselt, et siit me siis veame. Et kindlasti siin ümbruses on ka mõned karjäärid aga väga palju kildu tuleb siis siit. See värk siin käib, pargid ära, ootad, pannakse sulle 30 tonni peale ja siis vead ära. Aga põhjus, miks ma nüüd seda videot siin niimoodi teen, keset jaanuarit on see, et täna on minu viimane tööpäev siin ja saab kõik praegu minu veoautojuhi, ütleme siis karjäärist ja tuleb siis nii-öelda, ma ei ütle, et lõpp, sest iial ära ütle iial, eks ole, aga tundub, et nüüd pikem paus tuleb sellest veoautojuhi ametist sisse ja lähme proovime kätt
teises valdkonnas. Hetkel ma jätan selle saladuseks, kuhu ma ümber kolin nii-öelda enda tegemistega. Aga 30 tonni palun. Aga jah, täna on viimane päev, täna on reede ja kaks tiiru on veel jäänud, 1,5 tiiru on veel jäänud. Ja see on kõik, et siis hakkame vaikselt asju siin koristama, kokku panema, et nii ta on, aga ja tore oli selles mõttes üks kõige lihtsamaid töid, mida ma kunagi teinud olen. Et küll võib-olla pingeline nii-öelda siit mõistusest jah, nii-öelda vaimne pool või pinge ja stress aga muidu füüsiliselt küll ikka enam lihtsamat tööd vist annab leiutada, et siin suvel see katte peale tõmbamine ja talvel siin võib-olla nagu kasti seest tosooliga määrida ei ole nagu midagi hullu, et pigem saadki nagu veits liikuda, et vähemalt minul küll ikkagi pikalt istuda on ikkagi suht piin, et ei ole nii-öelda seda surnud tagumiku sündroomi. Kes ei tea, mis asi see on, siis googelda, aga peaks olema vähemalt päris asi. Minul igal seda veel ei ole tekkinud. Seega ikkagi tunnike 2 tundi ütleme siin ikkagi ära istuda. No ma võin ka 4+ tundi istuda, aga no see on pigem piinarikas, et peab ikkagi kogu aeg ennast nihutama ja väänlema ja nii kui võimalus tekib, siis ma ikkagi hüppan kohe püsti või siis hüppan siia enda voodisse, et see voodi auki on tulnud linasse sisse, et see iste käib üles alla ja siis on sinna endale auke sisse õõrnud, et kuna mul see kunagi põlv oli katki, siis ma pean võimalikult taga olema, et ma muidu ei saa istuda näiteks kinodes asjades on mul ikka väga piin, näiteks Driftmasters Poolas oli ikka suur katsumus, sest seal ma pean olema nii-öelda sellises sundasendis ja selline asend mulle ei sobi üldse, et ma pean võimalikult sirge jalaga olema. Ja selle tõttu see iste on nii taha lükatud kui vähegi võimalik. Ega midagi ei olegi. Panen asjad kokku ära ja ütlen tšau baka sellele Scaniale, et Scania on ikka hea pill, et ma olen ikka selles mõttes Scania mees. Ei ole muidugi veel uut tahvi proovinud ja uut Mersut, aga Volvoga võrreldes pigem mina valin Scania ja mis ma oskan öelda, lust on ikka uute pillidega sõita, et ise remontima ei pea, isegi õli ei pea juurde valama, õli on kogu aeg normis ja ainult alla ja talla. Hommikul tuled autosse, Webasto on auto soojaks kütnud, püsikiirushoid ja distantsihoid ja kõik asjad on olemas, nii et autotöö on väga kerge, et mehed, naised, kes te nagu mõtlete, siis kindlasti soovitan, kui on ikkagi mõte veoautode peale minna, et eriti võib-olla tänapäeval naised, et kas või ongi, okei, jah, sa pead võib-olla nagu sõiduoskus peab nagu olema, aga midagi füüsilist siin ei ole, et ei ole mingi kolhoosi aeg või mis iganes 10-20 aastat tagasi, kus sa pead ise suutma autot remontida, et ma räägin siin nipet-näpet, sellega saad hakkama ja eks naistele tullaks appi ka. Et ei ole siin midagi keerulist, ainult sõida ja jälgi lihtsalt mina ei tea, kiirust ja kaalu ja et inimesi alla jääks ja muud midagi. Et väga lihtne töö. No nii, täna on 10. või 11. ja tahan rajale saada, aga ennem tuleb siin korralik lumi ära lükata. Nii auto juures kui ka kompaktus seisab seal, et ennem teeme raja sisse, aga see lund on ikka väga palju. Noh, üks labide täis. Edu mulle. No nii, vaatame siis kompakti, see on siis naise kompakti jõudu. Kas natuke täkku andmisega läheb tööle? Ei lähe. Ega akku oli täitsa kuttu ka. Et ega siis midagi, las ta veel veits laeb ja ma lähen lükkan nii kaua lund edasi. Ma olen enda peale tegelikult veits kuri. No üks asi see Marilisi rida, kuna see Marilise auto, et ta võiks nagu enda akuga tegeleda.
aga ma oleks võinud talle vähemalt meelde tuletada või peale käia või siis vähemalt ise selle ära teha, aga tegelikult tasub ennem driftihooaega või nii-öelda ikka korra aku ilusti täis ära laadida mitu päeva, et niimoodi, ma annan ta äkku, siis läheb. Kuigi eelnevad aastad on niimoodi saanud, aga siis me oleme vist vahepeal ikkagi autosid liigutanud. Seega ainult endale saab puid alla panna ja paneme siis, ostsin enda kompaktusel uue aku, kuna minu aku oli ka kutu, aga minul laadimine ei aidanud, aku on surnud. Käisin, ostsin uue aku, et see läheb niikuinii pärast Opelile peale, et siis paneme praegu selle uue aku siis siia peale ja siis vaatame, kuidas saame. No vaadake nüüd imed, kus see pill saab sellist särtsu, mida sai viimati võib-olla tehasest tulles raisk. Toho. Mis see on? Ärge jomaga. Aga mis ta häda on? Mootor on kinni ja pigem on nagu voolu küsimus. Tahate öelda, et mulle müüdi tutikas aku tühjalt. See oleks küll ju pull. Eks ma uurin edasi. Ma ei tea, mingi kala. Selle jaoks peabki olema kaamera mees, sellepärast, et praegu oli väga imelik. Pill töötab. Aga ma andsin 2. Ühe korra andsin süüdet, siis juba tegi natuke rohkem, teist korda juba lubas ja 3. korraga hüppas käima. Ma ei tea, kas siis vool, ma ei tea, mis asi see praegu oli, aga igal juhul pill töötab. Palun väga. Pool pööret ja töötab, selles mõttes need bensumootorid on ägedad. Las siis nüüd soojeneb veits, siin sees on mingi kõva kiht jääd ja siis tuleb see kola ära koristada ja täitsa lõpp, ikka tööd on palju. Sportne mašiina, näed, suppa ei tulnudki alt ära, et ikka mingi keevitus, minu keevitus püsis, aga see majaelanikud on siin terve suvi ja sügis küsinud, et kelle auto see on, siis me ei tea midagi, aga nüüd viime selle korraks ära ja ma ei tea, mis sellega tulevikus saab, aga vaatame, rajale siis peab minema. No, poiss on siin, elab elu, Mari on siin ja Haagis on siin, et lähme toome siis selle kompaktus ära, siis saame ka Roiule ja rajale minna. Täna muidugi teeolud on ikka mõnusad, noh. Pool tundi kuradi, tund peale kühvelda autot välja. Ja näed, ostsin uue aku ja jääb kohe uus aku Marju peale. Lähme siis maale, selline. Ega siin ei ole midagi, et otsid lapsehoidja või et lapse pärast ei saa. Laps tuleb kaasa, laps elab elu, harjub, õpib. Ega tal muud üle ei jää. Aga liben on ja? Jah. Ma tahtsin, kui sa tead, et libe, siis nagu arvestada. Nii, aga lähme. Ei, mis me siin paariks tunniks ikka. Nii, olen kompaktuse juures. Teeme lumes puhtaks. Siin juba on ta välja enam-vähem kaevatud. Eelnevalt eile juba. Ja siis proovime tööle ja siis läheme UR Garagesse. Paneme flantsid ja peeglid ja mingid kondlid natuke nagu viisakamaks, et need seal peegel ka veits lappes, et natukene teeme siis nagu kõpitseme nagu värskemaks ja siis rajale, aga täna vist otseselt rajale ei kiirustagi, et võib-olla õhtul natuke teeme seal midagi, aga pigem siis juba homme. Vaatame, kuidas me Roiul seal rajatasu osas kokkuleppele saame, et päris paari tunnis 20 € maksta ei taha. Juut nagu ma olen. Auto on hea külm, siis see lumi on nii kuidagi nagu libiseb hästi maha, lust on kohe lumes puhtaks. Kuna muu pill on vaata nii madal, siis mul need peeglitega tandemit sõidan, siis need peeglid saavad mul alati litti, just seepoolne peegel eriti. Teistel on kuidagi nii palju kõrgemad pillid, et ma ei tea, miks mul nii madal on.
nii, tööhetk. Vaatame, kas selles akus on mingi vurts sees. Selle tutika aku jätsin praegu Mari peale ja siis sealt, kus maagis võtsin, sain ka asendusaku. Vaatame, kas sellel on vurtsu. Paugupill. Ai, ma armastan neid BM1 kuutesid. Väga hea. Töökindlad pillid, ei mingit muret. Väga hea. Lähme flantse nüüd alla panema. Nii, sai siis ostetud sellised flantsid endale lõpuks kasutatud Tartus sain ja paneme flantsid alla siis, kui näita seda. Mul ei olnud flantse vahel ja adapteritega käis siis Koopasse ja ma teadsin 100 aastat, et ma pean endale flantsid ostma, aga nagu minu iseloom on, et kui enam-vähem töötab, siis milleks näppida. Nüüd siis mingi 3 aastat hiljem siis sai flantsid alla. Muidugi nüüd tuleb vaadata, kuidas nende koobastega on, aga need on nii pekkis, et siis raja peal rullime vastavalt vajadusele. Siia nüüd need jäävad terveks eluks, Vits kõved, Poltidega tõmbud ligi. Ma vajan pikki pult. Hetkel on see, et kes teab, see latil on üks nii-öelda siis torupolt, millel on siis sõel ees ja siis sealt sõel võetakse eest ära, et saada nagu rooli paremini, kergemini pöörama, aga üllatus, mul oli see juba ära võetud. Ja nüüd me lihtsalt siis see vedelik, mis kaotsi läks, siis täidame tagasi. Ma keerama pean, rool on raske. Ei jõua. Nii, tehtud. Pill on valmis. Akudega on ka nii, et ikkagi kui te enda akut laadima panete, siis kui aku tuleb külmas, siis ikkagi aku ennem toa soe sisse ja alles siis laadima. Nii et siin mingi vurts on sees, et saab seda akut ka kasutada. Ja siis ma arvatavasti ikkagi siis seda uut akut, mis ma kadetipoisil ostsin, siis arvatavasti ei kasutagi. Ma arvan, Mari akul on ka vunk sees, lihtsalt vajab laadimist ja siis me ei hakka seda kadetile mõeldud akut raiskama, et lasta siis olla soojas. Anja, mis sa arvad? Vaatame, mis aku teeb. Jah, vaatame, aga ideaalis, kui on nendes enam-vähem vurts, siis ju pigem mitte seda kadetiakut kasutada. Ja kadetiga tegeleme, ma ei teagi, kuna kadetiga tegeleda. Hetkel ainuke, mis ma veel teha saan, on sebida see peapiduri silinder, mis osutus sebimine
grammike keeruliseks, sellepärast et kõik on nii erinev mõõduga. Ma arvasin, et ma võtan küljest ja lähen forssi ja saan kohe, aga sealt saadeti mind kukele. Nii et ma pean vaatama. Mul on üks kontakt, kes saab mind aidata ka Opeli küsimustes tegelikult. Ja siis on vaja mõelda, kas ma lasen kellegil prostalt elektritööd ära teha või ma investeerin siia ja lasen paigaldada uue juhtmestiku koos kustomajuga, nii et mõttekoht. No nii, pill on haagise peal ja veame siis vast ära ka. Teeme fotoga. Oi, korralik talveilm ikka. Oi, mul jäi peakaamera pea külge. Pühapäev, YouTuber tegutseb, on ju. Ma ei tea, kas nüüd on starter kinni või lihtsalt see aku, mis mul peal on nii kehva, aga tõksutab. Seega, kuna eelmine kord uue akuga ka tõksutas, siis võib olla küll, et starter jääb kinni. Seega... No Mari, mine! Vaatame, proovime. Mine! Libe on ja ma olen siin nagu mäe peal ja augus ka ja rattad on kõik kinni keerad, siis Mari ja Anna, mine pauguga, ta on siin vaata raske, vaata, rattad on kinni ja asjad, et pane hooga. Mis nüüd? Nöör läks katki. Jah. Kurat. See konks võib-olla või midagi. Kurat, vaata siin mäe peal, vaata mingi vallid asjad ja rattad on nii kinni ka, ma arvan, mingi lume ja jääga. Saime pilli käima tõmmatud, aga mitte Passatiga, vaid rajamees tuli enda Subaruga päästis päeva ja suurema, paksema köiega, aga köisi lihtsalt ära mädanenud või halvas kohas läks katki ja vahet ei ole. Ja igal juhul lähme teeme esimese proovitiiru, vaatame, pill tuksub ja mul koha peal sooja ei puhu, salongi radikas või midagi on umbes. Ühe korra olen puhastanud, rohkem ei viitsi. Et kui gaasi annan, siis tuleb sooja õhku. Lähme teeme tiiru, vaatame, kuidas on. No nii, pühapäev oleme nüüd siin Roiul tagasi ja need väike Passatis tiksub. Tudub praegu pikalt oli üleval, valvab ja Mari-Liis on juba rajal ja Urmo praegu soojendab mu pilli. Et siis eile sai flantsid pandud ja nüüd rattad on veits rohkem väljas. Käib vastu koopaid õrnalt, aga täitsa savi. Et hetkel kui sõita, siis logar teeb juba häält, aga ei viitsi tegeleda. Vaatame lihtsalt, mis jupid siin rajal jäävad külge ja mis tulevad ära, aga jah, et lähme teeme siis mõned tiirud, vaatame. Norma, lähed teed esimesed tiirud või? Teeb pilli soojaks ära või? Võid ise teha. Mul on suht küll, ma ei taha, mine tee. Mine tee mõned soojendustiirud. Väljas koeb. Kuidas sa selle lapiga teed? Mine sõida soojaks, no. Nüüd ongi soe. No mine sõida soojaks. Näed midagi. Näed. Rada on paremale poole, igaks juhuks ütlen. Ai, rõve külm tuul on siin. Las läheb, sõidab siis veits. Ja taga üks mort on ka katki. Selle vedru ma pean ära vahetama ka. Sellepärast see taga ots nii madalal ongi. Teine sangar tuleb. Vaatame, küsime WRC stiilis. No kuidas rada tundub? Äge. Oli äge või? Okei, tulge välja, väljas on külm. Mis paks on veel ja
auto töötas normaalselt, jah? Okei, siis on jah. Külm on. Nii, 2026 esimene korralik sõitmine, siis esimene sõitmispäev. Vaatame, kuidas on. Rool on ikka vana ja raske. Nüüd on lihtsalt tiiva lärm ka. Siin saab kolmanda sisse lükata. Sidur. Tegelikult vajaks siduri vahetus ka. Võib-olla iga aasta olen seda öelnud, aga ei viits. Savi reis. Sealt vaata hea hooga tulevad, siis kõik jäävad siia pidama. Aga roolivõimu vajalik kuradi rada on see aasta, et raske rooliga selline nii ja naa. Selline siis isade elu on, et isa üksi kompaktuses ja terve kõik see pere on minu Passatis, Vaat sulle värki. Ei, tegelikult vahet ei ole, ma võin siin kastida. Aga kurat, ma ei tea, praegu paar ringi teinud ja kuidagi, ma ei tea, tagarehvid on kehvad või pidamine, kuidagi hoog ei ole nagu see või kuidagi natuke, no talvel peabki libe olema. Kuidagi liiga libe või ma ei tea, sellel see gripp on alati olnud selline kuidagi kahtlane. Aga enam-vähem saab, aga kuidagi külm on nii sees või kuidagi ei saa ennast kuidagi tahaks törtsu sauna ja siis võib-olla rada sõita või kuidagi, jah. Ma ei tea, mojo on paigast ära nii-öelda, et hetkel ei ole päris sellist nagu head feelingut, et kuidagi lihtsalt nagu ma ei oska kirjeldada, võib-olla keegi on ka tulnud, aga ma ei tea, kas kaamera pealt näete nii kaugele, aga ämm näitas poisikest. Aga kohe varsti siis ma arvan teen enda selle väikse tee ja need mamma pannkoogid ja 7 Days ja limpalimonad, siin raja chunk ja et teeme väikse snäkki järel ja võtan poisi peale ja siis lähme teeme väikse tiiru temaga, mitte rajal, aga seal taga on ka üks see, et proovin, kuidas on, et tutvustame ära, et ega aju praegu kodeeritakse ja siis tuleb varakult need põhikoodid sisse ära panna. Mis see teeb rõmm-rõmm? Lähme sõidame. Esimesed rõmm-rõmmid. Oli ise ka.
sai sõita. Esimesed vrõmmid. Hüplik tema jaoks vist. Natuke liiga hüplik. Matud siia riiete sisse nii ära. Ei ulatu rooli. Oota, lähme lähemale. Rõmm. Rõmmart. On 10. jaanuar või? Ma ei tea. Mis ta? 10. jaanuar 2026. Enda esimesed kapsud. Raja peale me veel minna ei saa. Natuke jama, et see nii konarlik on. Aga esimesed sõõrikud saime tehtud. No Mari, mis su autoga juhtus? Päevad hakkasid tal vist või? Jõitsam hakkas. Et sellise punane jutt, mis siin on see Mari see. No? No kui ma rajal on, siis võid ikka tulla, jah? Lähen. No. Minu päevad täna läbi. Palun. Selle uue jupi, et see oli siis jah mingi lõdvik mingi regulaatori küljes lõi plastikjupi nagu lahti, et terve kooli. Tiirul peab minema. Ja Maril oli seda, et mingi 2 tiiru just pidi jahtumisring olema, aga nüüd läks vist veits paljuks või? Kuigi 2 tiiru tegite ju? Ei, vist oleks pidanud nagu mitte autot seisma, et vaid edasi sõitma minema, nagu jahutama, jahutustiir. Aga Urma ütles, et niisama panna seisma, siis ma vaatasin, et persse punane ja see oli hiljem. Aga no see ju siis ta oli minemas ka, ega nõrgim lüli annab järgi. Jah, uus jupp ja siis on tolle kohaga muretu.
kaamera teeb praegu pildi nii valgeks, tegelikult väljas on jumala pime, aga näitame siis, kuidas perenaine ka nüüd sõidab härra autoga. Ei ole hullu. Pulmade. Ja. Vaatame kaameraga, kuidas ta... Mari-Liisil on see, et kui kaamera välja võtad, siis kogu skill kaob. Kogu skill kaob. Ei ole hästi tõsiselt, et mina ära nuska. Kõik tähtsad toimivad. Siin ikka hüdrakas töötab, jah? Ui! Spin! Rada oli selline. Rada ongi selline, see oli backward entry to the maximum. Näed asju valesti. Jah, õppige poisid. Roosa näitab skilli. Mulle tegelikult ei meeldi üldse Roosa. Mis sa nüüd teed? Sa olen häirid, kui ma hakkasin vaatama, kui ma Roosa. See on su drifti roosa, vaata driftitüürkul tuleb ikka see roosasus välja. Issand, ma ütlesin samal ajal. Me jõuame teise kurvi või? Jõuame või? Ta hoiab. Läheb. Head aega, rahvas.